Tere tulemast! Täna võtame luubi alla e-sigaretid. Teate küll, see on teema, kus turunduslubadused ja igasugused vastakad sõnumid lendavad igas suunas. Meie aga proovime siin vaadata faktidele otse näkku. Okei, alustame täiesti algusest. Mis asi see e-sigaret ehk siis veip üldse on? No, põhimõtteliselt on see patereiga seade, mis kuumutab vedeliku üles ja muudab selle aerosooliks, mida sa saad sisse hingata. See on selline kuiv tehniline definitsioon, aga kohe hakkame uurima, mida see kõik tegelikult meie tervise jaoks tähendab. Ja siit tulebki see kõige tähtsam küsimus, eks ole? Veibid on sõna otseses mõttes kõikjal, neid on lõputult erinevate maitsetega ja paljude jaoks täiesti tavaline osa elust. Aga kas need on ka tegelikult ohutud? Nüüd hakkamegi eraldama müüte faktidest. Nii, esimene ja ilmselt kõige levinum müüt puudutab seda, mis sealt veipist siis välja tuleb. Väga paljud usuvad, et see on midagi täiesti kahjutud. Vaatame lähemalt. See on küsimus, mida paljud endalt küsivad. Ja turundus on sellele andnud sellise mõnusa lihtsa vastuse. Et kas see ongi tõesti lihtsalt veeaur, millel on lisatud näiteks arbuusi või mingid muud head maitse? Vastus on lühike ja väga selge. Ei. Ja see ongi üks kõige ohtlikumaid väärarusaamu, mis e-sigarettide kohta üldse ringleb. Tegelikus on kahjuks palju keerulisem ja ausalt öeldes ka muret tekitavam. Sukeldume nüüd natuke sügavamale. See e-vedelik on tegelikult korralik keemiline kokteil. Ja kõige olulisem on aru saada, et kuumutamisel ei teki sealt mingit süütut veeauru, vaid aeresool. Ja mida see tähendab? See tähendab, et sa hingad sisse segu nikotiinist, mürgistest ühenditest ja isegi vähki tekitavate ainetest nagu formaldehüüd. Ja veel, lisaks satuvad organismi raskmetallid nagu plii ja nikkel, mis tulevad otse seadme küttekehast. See on kõike muud kui puhas aur. Ja miks siis kõik need maitsed? Neil on väga selge ja strateegiline eesmärk. Need aitavad peita nikotiini tegelikku üsna ebameeldivat maitst ja muudavad kogu toote palju ahvatlevamaks, eriti just noorte jaoks. See on põhimõtteliselt otsetee sõltuvuse juurde. Liigume nüüd teise kriitilise teema juurde. Sõltuvus. On levinud arvamus, et veipimine on kuidagi leebem värk ja ei tekita nii tugevat sõltuvust kui tavaline sigarett. Vaatame, kas see peab paika. Ja siin ongi üks suurimaid ohte. Vaadake nüüd seda erinevust. Tavasigaretis on kuni 1 milligramm nikotiini, aga e-vedelikus kuni 20 milligrammi milliliitri kohta. See vahe on meeletu. Kuna ülest veibist saab teha sadu mahve, siis inimesed tarbivad tihtipeale endale teadmata hiiglaslikke nikotiinikoguseid, palju rohkem kui tavalisi sigareti suitsetades. Laseme sel mõttel hetkeks kohale jõuda. See ei ole mingi liialdus, see on teaduslik hinnang. Nikotiin ei ole lihtsalt mingi halb harjumus. See on võimas närvimürk, mille sõltuvus tekitav toime on samal pulgal heroiini ja kokaiiniga. Ja eriti ohtlik on see teismelistele ja noortele, kelle aju alles areneb. Ja see areng kästab lausa 25. eluaastani. Nikotiin ründab just neid ajuosi, mis vastutavad õppimise, tähelepanu ja impulsside kontrolli eest. Nii et see ei kahjusta mitte ainult tulevikku, vaid võib sillutada teed ka teistele sõltuvustele tulevikus. Nii ja jõuamegi 3. suure müüdini. See on ilmselt üks levinumaid turundusargumente üldse, et e-sigaret on justkui ohutum alternatiiv ja hea abivahend suitsetamisest loobumiseks. Aga kas see vastab ka tegelikult tõele? Teate, faktid räägivad siin hoopis teist keelt. Teadusuuringud ei toeta seda väidet, et e-sigaretid oleksid efektiivne viis suitsetamisest vabanemiseks. See müüt on sellega põhimõtteliselt ümber lükatud. Ja teate, mis on see otsustav punkt? See ei ole tegelikult sõltuvustsükli murdmine. See on lihtsalt ühe nikotiini manustamise viisi vahetamine teise vastu. Harjumus ja mis kõige tähtsam, nikotiinisõltuvus jäävad alles. On oluline teada, et suitsetamisest loobumiseks on olemas teaduslikult tõestatud ja palju ohutumad meetodid. Nagu siit näha, hõlmavad need arstiga konsulteerimist, asendusravi ja nõustamist. Erinevalt veipimisest on nende eesmärk päriselt sõltuvusest vabaneda, mitte seda lihtsalt teise pakendisse panna. Okei, laiendame nüüd pilti ja vaatame, kuidas veipimine mõjutab inimesi kasutaja ümber. Kas see on tõesti ainult isiklik risk, nagu tihti arvatakse? See küsimus seab kahtluse alla selle levinud idee, et veipimine on kuidagi privaatne tegevus. Kui keegi veipib sinu kõrval, kas see, mida sa siis tahes-tahtmata sisse hingad, on ohutu? Tuleb välja, et nii nimetatud passiivne veipimine on täiesti reaalne oht. Välja hingatud aerosool ei ole kaugeltki puhas. See sisaldab nikotiini, mürgiseid kemikaale ja peenosakesi erinevatest metallidest, mis satuvad paratamatult ka kõrvalseisjate kopsudesse.
Ja nüüd lõpetuseks jõuamegi võib-olla kõige murettekitavama osani. Selle juurde, mida me veel lihtsalt ei tea. Mõelge korraks ajale. Tavaliste sigarettide pikaajaliste mõnude uurimiseks on meil olnud aastakümneid. Aga e-sigaretid, need on turul olnud suhteliselt lühikest aega ja tooted ise arenevad ja muutuvad kogu aeg. Me lihtsalt ei ole veel neid aastakümneid kestnud uuringuid, mida on vaja täielike tagajärgede mõistmiseks. Isegi 5 aastat vana uuring võib tänapäeva seadmete puhul olla juba vananenud info. Aga see, et me ei tea kõiki pikaajalisi mõjusid, ei tähenda, et riske poleks. Kaugel sellest. Me teame juba praegu, et isegi lühiajaline kasutamine on seotud astma, südamehaigustega ja tõsiste kopsukaiustustega. Kõik ohu-märgid on tegelikult juba praegu selgelt näha. Ja selle küsimusega me tänaseks lõpetamegi. Milliseid kahjustusi me avastame alles järgmise 20 aasta pärast? See on küsimus, millele meil täna vastust ei ole. Aga see on küsimus, millele igaüks peaks mõtlema enne, kui järgmise mahvi teeb. Milline on see tegelik hind, mida me oleme valmis maksma? Tänan teid selle teekonna eest läbi faktide,